siis koera ei taha. Koera silmad on pruuni, sellel, kes koera taha, peavad olema suured ruumid. Simba töötas Tallinnas Harku järve ääres pagarifirmas Smalkin OÜ valvurina. Tema kaela piinas pikka aega jäme lehmakett, mis lõpuks otse kui saagis kaelalihastesse sisse sügava haava. Kett tegi põrgu valu. Simba jäi nii viletsaks, et hakkas juba surema. Aga see haav ei olnud enam värske, ta oli tegelikult juba haava tunnuste järgi võrdlemisi vana, nii et see loom on kannatanud selle pärast juba mõnda aega. Kui haav on vana, siis tal tekib servades armkude ja liigliha ja seda enam ei saa enam kinni õmmelda, kuna ta kokku lihtsalt ei kasva. Selleks, et sellist efekti korrigeerida, tuleb teha päris tõsine selline naha plastiline lõikus. Palju selline lõikus maksab? Tõenäoliselt kuskil 3-4 tuhat krooni. Lõpuks õnnestus Simbal siiski sellest põrgulikust töökohast ära joosta. Inimesed nägid laagrikandis ringi hulkuvat surevat koera. Lõpuks leidus siiski hea inimene, kes Simba enda juurde võttis. Ja see roostatav kett oli tal seal haava sees, kui ta siia tuli, see õnnestus kätte saada, see oli kuidagi, ma ei tea, kas mingisuguse poldiga kinni või et iseenesest see nagu mitte kuidagi lahti ei tule ja puruks ei lähe. Põhjus, miks ma arvan, et temaga tasub tegeleda, et ta on nagu väärt seda, et ta terveks ravida ja et otsida talle tore kodu, kus ta ei pea sellise keti küljes oma päevi veetma. Kaelahaavadega koeri jõuab tihti? Jaa, meil on kombeks on selline, koerale hoitakse kokku kaelarihma pealt ja tõmmatakse kett lihtsalt ümber kaela ja kui see kett on, metall käib vastu kaela, siis kipub sisse õõrduma küll. Kui läksime pagaritöökotta, siis Simba peremeest Juri Ignatjevit kohal ei olnud. Selgitusi jagas tema alluv valvur Viktor. Правильно. Она с цепочкой была. Да, 7 лет. У него это уже под кожей был. Это у вас 7 лет было под кожей. Ага. А вы говорите, не кормил. Вот здесь банки чьи это все. Вы что, не видите банки чьи? Это 7 лет одна банка? Мы все время кормим его. По 2 банки каждый день. Это 50 крон каждый день. А ты рассказываешь. Juri Ignatjev oli samas hoovis välja rentinud ka autopesula. Pesulapoistel läks süda haledaks, sest peremees ei toitnud koera. Purgid kuuluvad meile. Selles suhtes, et meil on siiamaani veel pesulas sees koera krõbinad isegi alles. Et sellest ajast saadik, kui teda nagu pole siin, et siis pole nagu kuskile vanne neid. Aha, nii et vana härra oli lihtsalt väga kaval ja kasutas ära teie purki ja ütles, et... Sest et meie prügi läheb nende prügi hästi ka, nii et... Miks te teda toitma hakkasite? Sellepärast, et omanikud kui sellised ei ole teda sellest ajast saadik toitnud, kui me siia tööle tulime. Koera omaniku Juri Ignatjevi leidsime lõpuks tema Lasnamäe korterist. Korraks tundis ka reporter ennast nagu koera nahas. No что ты врёшь-то? Чушь-то не городи? Собаку 2 недели. Ну что ты врёшь-то, а? Что ты врёшь? 2 недели, блин. Собаку 2 недели нет. Так что вы сейчас врали в камеру. Я? Да. Я не врал. Я вот вам клянусь, что я вот 3 дня буквально назад, она меня, сняла ей, когда я снял цепь, и чтобы снять ошейник, она вырвалась и убежала. Juri räägib, et kutsa jooksis ära just siis, kui tema hakanud ketti kutsa kaela ümbert lahti päästma. Ja see juhtunud, pange tähele, just 3 päeva tagasi. Juri räägib nii sellepärast, et jätta muljet, nagu oleks ta hooliv õnnetu looma saatuse suhtes. Давайте, если это 2 недели, да, я заплачу 1 000 000. Хорошо? Да. А если там ее нету 3 дня, то вы заплатите мне 1 000 000, хорошо? Aga pange nüüd tähele, 1 000 000 läheb vist mängu, sest Juri alluv räägib peremehe sisse ja ütleb selgelt, et koer on juba 2 nädalat kadunud. Теперь он уже как 2 недели пропал у вас, да? Да. 2 недели, да. Честно скажу, за эти слова я просто сейчас, не в камеру сказано,
Ну, люди поймут, которые увидят. Понял? Нет, не понял. Так как собаку, да? Так и меня, да? Koera eest hoolitsenud inimestel on aga kutsa õnnetu saatuse kohta oma kindel nägemus. Et omanik oli väidetavasti enne aastavahetust löönud selle pika keti, millega ta oli kuudi küljes või seal kuskil vaia küljes, löönud lahti ja võib-olla siis lootuses, et koer, kelle kaela pealt paistab verd ja mingi haav, et mida võib-olla ta ravida ei tahtnud ega kavatsenud, et lootis, et aastavahetusel, kui paugutatakse, et äkki koer jookseb minema või jookseb auto alla või mida ta oleks ka teinud, sest et tõenäoliselt ongi mingilt autolt löögi saanud, sest et ta lonkas. Aga katki ta ei ole, sest praegu liigub ta jälle nagu enam-vähem kenasti. Mis teie töökohast nüüd saab siis? Töökoht ei alles. Ega selles suhtes, et ega sellest ma arvan, et ei muutu midagi, et isegi kui nüüd siin mingisugune probleem või midagi taolist peaks tekkima, et nüüd nii-öelda üürnikutena siit nagu minema aetakse midagi taolist, et kohti on ka teisi, kus kohas töödata. Väikse venna nii-öelda elu päästa on jah tähtsam, kui nad enda eest sellisel hetkel nagu hoolitseda, et see on nagu selline väga kahepalgeline jutt, mida armastatakse rääkida, et meil on inimestelgi väga raske, et mis te nende loomade pärast nagu muretsete ja neid üles korjate tänavalt, aga see näitabki, mis inimesed me oleme.